üks siis, mis mind kõnetas, oli Filippi 1:3. Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meelde tuletan, Paulus kirjutas Filippi kogudusele. Ja see on see, kuidas me peaksime suhtuma. Kui meil on kaaskristlane, kaasõde veel meelde tuleb, et kuidas ma suhtun sellesse kaaskristlastesse tänuga. Amen. Tänan Jumalat tema eest, mitte ei räägi halba või mitte ei mõtle halba või mitte ei ole solgunud või pahandunud või mida iganes. Amen. Et ma tänan Jumalat iga kord. Ma tänan Jumalat. Amen. Hoian tänus. See on see minu meelsus või hoiak teiste suhtes. Amen. Ja teine asi, mis tegelikult täna tuli, ma ikkagi tuun selle välja, on Efesuse 6:1. See oli see, mis mul on kodus üles tuli, et lapsed, kuulake oma vanemate sõna Issandas, sest see on õige. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna, millel on tootus, et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal. Et see on see, kuidas me oma lapsi kasvatame. Me tahame, et nende käsi hästi käiks ja nad kaua elaksid ja nad oleksid õnnistatud, aga nende ülesanne kuulata vanemate sõna ja see ei ole mitte nende piiramiseks, vaid nende kaitseks. Amen. Et kasvatada neid õigesti, nemad peavad alistuma sellele meelevalla positsioonile. Aga mis üles tuli, oli see, et meie oleme Jumala lapsed ja see on ülesanne meil kuulata oma isa sõna. Teha selle järgi, mis on siin kirjas. Amen. Ja see tuli siin koguduses eriti tugevalt esile, et mitte selleks Jumal ei taha piirata meid kuidagi, aga ta tahab meid kaitsta. Et see, kui me oleme saanud käituda mingil moel senimaani, ilma justkui karistuseta, siis oli see hoiatus, mis tuli minu seest, ära mängi. Enam ei ole aega mängida, lihtsalt istuda ja kuulata Jumala sõna. Vaid teha, vaja on teatud kohtades korrektuure teha. Ja see ei ole selline, et Jumal tahaks piirata või kuidagi nagu kurjana, vaid see oli see, et ma tahan kaitsta. Amen. Kuulake seda, mis minu sõna ütleb ja tehke selle järgi. Amen. Et ma teid kaitsta saaks, sest Jumal ütleb, mina olen ustav Jumal. Amen. Ja mina räägin ainult tõtt. Kui mina olen öelnud oma sõnast midagi, siis see ei ole selleks, ütleme see karistus ei ole selleks, et ma tahan karistada, vaid kui ta on öelnud, et mingil teol on tagajärg, siis tuleb selle pärast, et ta sõna on ustav, et ta on öelnud, ta ei valeta. Amen. Ja see meelevalla positsioon on antud see, mis oligi see, et kui pastor ees räägib, see on see, et ta jagab Jumala sõna, mitte oma sõna. Et ka selle vastu ei saa tõusta. Amen. Halleluja. See ära mängi. Amen. Ära mängi. Tagajärjed hakkavad tulema, kui ei toimi. Amen. Väga huvitav, et see on väga sarnaselt on olnud olemas minu südames. Jumala rahvas on väga kaua mänginud ja teinud asju ja tagajärgi pole olnud. Ja see on armuaeg. See on see aeg, kus Jumal annab oma armu. Aga me ei saa tulega lõpmatuseni mängida, sest et varem või hiljem Jumal on õiglane Jumal. Ja Jumal ja üks huvitav, see ei ole nüüd kirja koht, ma ei saa öelda, aga üks asi, mis minu sees on, kuidas Jumal räägib iga ühele erinevalt natukene. Aga ta on ütelnud mulle, et igal oinal on, mis asi? Mihklipäev. Kui keegi saab aru sellest ütlusest, et me teame, et Jumal on halastaja, Jumal on armuline, Jumal on hea, ta on armastaja, aga ta ei ole muutunud sellest, kes ta oli Vanas Testamendis. Ta on püha, ta on õiglane. Amen. Ta on see sama eile, täna, igavesti. Ja me elame armu ajal, aga Piibel ütleb ka, et vaadake, et ilma ei jää asjadest. Hoidke oma päästet kartuse värinaga. Ja kui mul on öeldud, et ma käisin peol, ma tegin seda, ma sõitsin autoga, ületasin kiirust, ma sõitsin ilma lubadeta, midagi pole juhtunud. Ma ütlesin, ma olen öelnud tänu Jumalale, et midagi juhtunud. Jumala arm on olnud suur, aga praegu ma hakkan kogema. Ja järjest rohkem ja ma olen kuulnud veel, ma olen kuulnud ka siin teisi jutustajad, kes tunnevad, et armuaeg hakkab läbi saama, tuleb meeleparandusaeg ja siis tuleb. Sest Piibel ütleb, kui Jumala kohus algab kus kohast? Kogudusest.
ja kui õige vaevu pääseb, mis saab? Ja ma olen Jumala ees olnud meeleparanduses, ma olen ütlenud, Jumal, kui mul on midagi, ma olen süüdi. See kehtib kõige kohta, seesama, et lapsed, kuulake oma vanemate sõnad, nii hea. Kes on meie vanem? Jumal on meie isa ja meil tuleb ka tema sõna kuulata. Amen. Ja tihtipeale lapsed hakkavad vastu vanematele ja nad avastavad, mis sa teha saad mulle, mis sa teha saad mulle. On sulle öeldud, et mis sa teha saad mulle. Ja tihtipeale võib-olla meie ei saa teha inimestega mängida, aga me ei saa Jumalaga mängida. Jumal on õiglane, Jumal on hea Jumal. Ja nagu ma olen näiteks nõus sellega, et see ei ole sellepärast, et meid hirmutada. Käsud ja seadused on sellepärast, et meid kaitsta. Amen. Ja lihtsalt on, me tahame varajast hilist vihma, me tahame näha Jumala vaimu liikumist, me tahame kõiki neid asju näha. Aga kui koguduses ei ole rahu, ei ole üksmeelt, ei ole armastust, ei ole pühitsust, mis iganes, siis kuidas me toome maailma siia sisse? Kuidas me toome patused siia sisse, kes vajavad päästet? Sest me saame tuua nad selle juurde, mis me oleme või mis me anname neile. Sest Piibel ütleb, et inimesed tunnevad, et me oleme Jeesuse jüngrid. Kuidas? Kuidas me hoolime üksteisest? Amen. Ja üks asi, mis ma leian, mis peab ära kaduma koguduste vahel on, ja me ei saa kõigega alati nõustuda, aga me saame alati mitte rääkida halba. Me saame olema tänulikud Jumalale ja anda ükskõik, mis on Jumala kätte. Aga meie eesmärk peaks olema minna välja, kuulutada evangeeliumi, rääkida evangeeliumi, öelda, et inimesed vajavad, mida? Jeesust, on ju nii? Inimesed vajavad Jeesust, inimesed vajavad päästet. Ja see on üks asi, mis ma leian, on see, et kristlik maailm teinekord võib-olla on liiga palju mänginud Jumala armuga, Jumala helduse, headusega. See on hea, see on tore, see on imeline, ta on seesama, aga on olemas ka meeleparanduse vili olemas. On olemas ka pühitsus, on olemas ka puhas elustiil. Kõik need asjad on olemas ja need on sellepärast, et Jumala au saaks ilmuda. On ju nii? Jumala au saaks ilmingut osa võtta. Me tahame näha Jumala au. Amen. Me tahame näha Jumala võimast kätt liikumas. Amen. Ja me tahame minna aust ausse. Amen. Ja see on, et igaüks peab istuma maha, vaatama oma südamesse ja mõtlema, et Jumal, kas mul on kuskil meelt parandada. Üks huvitab asi, ma lugesin ühte raamatut, John Bevere raamatut. Ja ühe näite, mina ei lugenud, mulle loeti ette seda, üks näide seal sees oli, mis pani mind mõtlema mõningatele asjadele. Ma ei tea, kas see on tõde või ei ole tõde, aga see pani mind mõtlema väga tõsiselt, ja Piiblis on olemas kirjakohad selle kohta, et kus seal oli, seal on kaks näidet, ma üritan mõelda täpselt, kuidas oli, et üks inimene, kes ei tahtnud Jumala tahet teha või midagi, põgenes Jumala eest ja siis lõpuks Jumal sai ta kätte ja ta nägi nägemuse. Ta lihtsalt nägi tervisehäda oli. Ta oli haige, sellepärast oli põgenenud Jumala tahte eest. Minu arust ta sai ikkagi infarkti ja ta läks kehast minema, ta ei läinud mitte väravates sisse, vaid ta jäi väljapoole seal. Väljapoole taevõr. Okei, et eks ta parandas meelt tagasi, aga ütles, mida ta nägi. Ta nägi oma naise ema, ämma. Ja ta imestas, et oli põrgus. Inimene, kes oli käinud koguduses, inimene, keda ta pidas kristlaseks, kes oli kogu aeg koguduses käinud ja ta oli põrgus lihtsalt selle pärast, et ta elas andestamatuses. Ta ei olnud andeks andnud. Ja see on niisugune, mis pani mind mõtlema, et ma ei tea, kas see on tõsi, lihtsalt see on lugu, see on nägemus sellest, aga kui me rääme läbi Piibli andestamatusest, seda räägib päris palju ja meil kõigile meeldib Markuse 11, 23, 24 peatükk, on ju? Meeldib meile? Ja meeldib see, väga hea peatükk. Kui sa ütled sellele mäele, tõuseb paigast, lange merre ja mõtle kaksipid oma südames, või usud see, mis sa ütled, sünnib, see saab sulle, mis sa ütled. Ja kui te palute, uskuge, et te olete selle saanud või saate nüüd, siis see saab teile. Amen. Aga siis ta ütleb, aga kui te seisate ja palvetate, mis ta siis ütleb, tuleb teha? Andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie
isa taevas teile andeks annaks. Aga kui te andeks ei anna, siis ei saa ka isa taevas sulle andeks anda. Ja väga huvitav näide on piiblis tegelikult on selline näide, nagu oled see, et Jeesus räägib siis ühest kuningast, isandast, kellel oli keegi võlgu 10 000 talenti. Mäletad seda? Ja kuningas võtab ta ette ja ütleb, et maksa ära, et ma ei suuda, okei, võtke ta pere, võtke ta kõik ära, mis tal on. Ja siis ta palub teda, et halasta mu peale. Ja mida kuningas teeb? Ta halastab ta peale. Aga see 10 000 talenti kulda on võrdväärne 4-5 miljardiga tänapäeval. Põhimõtteliselt lihtsalt võimatu tasuta seda võlga. On ju nii? Kui me paneme võib-olla tolle aja väärtused, kulla hind praegu, võib-olla see on veel rohkem, võib-olla on see veel, läheb mis iganes. Ja mis juhtub see sama sulane, kes oli saanud andeks isanda käest, kuninga käest, põhimõtteliselt tasumatu võla, on ju nii. Läks välja ja leidis kelle? Kaassulase. Ta ei olnud keegi üle, ta oli kaassulane. Ja ta oli talle võlgu palju, mis ta oli? 100 teenorit. Ja see on võrreldav aastapalgaga võib-olla või midagi sihukest. Ja ta nõudis talt seda, kolmandik, jah, et see on põhimõtteliselt, ja ta nõudis sisse ja ta palus samamoodi, anna mulle andeks, ütleme siis 4000 eurot. Ja mida see kaassulane tegi? Ma ei anna sulle seda andeks, ütles ta. Ja ta võttis talt ära pere, asjad, kõik ja viskas ta vangikongi, kuni ta maksab võla. Ja nüüd, kui isand kuulis seda ja tuli selle sulase juurde, siis ta ütles, mida? Sa oleksid pidanud talle andeks andma, kuidas? Nagu mina andsin sulle andeks. Aga kuna sa ei teinud seda, mis juhtus? Ta pidi kandma täit vastutust selle eest, et oli võlgu. See võlg kleebiti talle külge tagasi. Et selle koha pealt on need teatud kirjakohad olemas. Me tihtipeale istume maha, mõtleme, ta on suitsetaja, ta on joodik, ta on see, mis iganes, ta on seepat, tal on toobat. Aga me unustame ära, andestamatus on üks suuremaid. Jonnimine, kõik need on asjad, millega on vaja tegeleda. Ja andestamatus tegelikult on see, mis viib meid kiiremini Jumalast kaugemal. Ja ta ütleb, olge armulised nagu Jeesus, andke andeks nagu Jeesus teile andeks annab. Ja kui ma vaatan need kirjakohti, need on asjad, millega igaüks peab valvama ja tegelema, et meie sees ei oleks ühtegi kibeduse juurt, andestamatuse juurt, kurjuse juurt. Kõik need asjad me ei tähenda, et me nõustume kõik, aga meil ei tohi olla ühtegi kurjus. Kui keegi ütleb, et kuule, et ma ei taha, et Jumal sind terveks teeb, ma ei taha, et sa päästad saad, ma ei saa sellega nõustuda, aga ma ei saa jääda. Või keegi on teinud sulle midagi nii koledat ja jubedat, et tõesti, ja me mõtleme, istume maha ja mõtleme, aga mul on õigus. Tegelikult meil pole õigus, sest Jeesus on meile andestanud kõik, mida me ei ole ise suutnud teha, ise suutnud kanda, on ka meil kohustus olla andestaja rollis kaassulaste üle enda ümber. Ja teine lugu selles samas raamatus on siuke, on see, kus üks naisterahvas on koosolekul ja Jumala ligiolu, Jumala lähedus on kogu aeg. Ja ta ütleb, ma ei koge mingit lähedalolu, ma ei ole Jumala lähedalolu ja ta ei koge. Ja siis põhimõtteliselt Jumala vaim siis vist John Beverile ilmutab ja ütleb, et sa elad andestamatuses. Mis ma saan, sa ei ole andeks andnud oma siis abikaasala või siis tõenäoliselt oli surnud, mees oli surnud ja sa ei ole talle kunagi andeks andnud. Mis iganes ta ei öelnud, mis see oli. Ja siis see naine tegi otsuse andeks anda. Ja ma teen otsuse andeks anda ja ütles sel samal momendil, ta koges Jumala ligiolu. Need on niisugused teatud asjad, mis me peame valvama. Piibel ütleb, et hoia oma südant, kuidas? Enam, mida kõike muud tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja need asjad, kibedus, andestamatus, kõik need tulevad meie seest. Ja me peame valvama, et keegi ei paneks meie sisse seda.
ja kurat on kohe seal süüdistamas, näitamas sõrmega. Ja kui Jumal on mulle andeks andnud kõik, siis mul tuleb uskuda, et Jumal on sulle kõik andeks andnud. Amen. Tihtipeale on lihtne meil uskuda, et Jumal andis mulle andeks. On ju nii? Me läheme Jumala ette, et Jumal mulle andeks, aga Jumal andis kõikidele andeks. Kõik, kes on tema ette läinud, aga meil tuleb andestada. Ja ta ütleb, et ärge unustage, nagu Jumal on sulle andestaga teistele. Ja need on päris tõsised asjad. Ja kui see ongi tõsi, et inimene lihtsalt selle kanguse, uhkuse ja millegi pärast läheb taevariigist mööda, sellepärast, et ma ei suuda kellelegi andeks anda. Mõtle, kui kole see tegelikult on. See on kellegi lugu, ma ei tea, kas see on tõsi või ei ole, ma ei oska öelda, aga see paneb mind mõtlema, kui tähtis on käia andestuses, käia Jumala. Täpselt samamoodi, aga siin ta ütleb ka ju, lapsed kuulake oma vanemate sõna issanda, sest see on õige, austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna, millel on tõotus, et su käsi hästi käiks ja sina kaua elaksid maa peal. Amen. Ja täpselt samamoodi Jumal on meie isa, meil tuleb teda kuulata. Miks? Et me käsi hästi ei käiks. Kas ta Joosule ei öelnud ka mitte? Me teame, meeldib see kirja koht. Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek. Amen. Et need ongi need asjad tihtipeale ja kurb tõde on see, ma olen kahjuks ise kokku puutunud ja järjest rohkem mõtlen, kui palju inimesi on nii maailma inimesi, on ka kristlasi, kui ka lapsi, kes on kristlased ei ole, nad on teinud, hakanud vanematele vastu, nad on hakanud vastu Jumala korrale, nad on teinud, mis iganes siis ütleme, pattu teistpidi. Ja nad ei ole meelt parandanud, nad ei ole pöördunud ja neil ei ole olnud tagajärgi. Ja vaata, kui inimene elab ja teeb piisavalt kaua midagi, tal pole tagajärgi, ma võin ju kõike teha, varem või hiljem tagajärg tuleb. Mitte keegi ei põgene selle eest ära. Sest et Piibel ütleb seda, patupalk on, mis asi? Surm. Mis see tähendab? Kas või surm? See toodab alati midagi. Sa ei saa lõpmatuseni astuda vastu Jumalale, tema käskudele ja Jumala seadustele. Ja see on see üks asi, mis Jumal ütleb, kaitse oma südant, hoia seda nii võimsalt, kui vähegi võimalik on. Amen. Miks? Need on kõik meie hüvanguks kasuks. Mõni mõtleb, et kas sa oled õige. Jeesus veres ma olen õige, aga see ei tähenda, et ma ei ole Jumalast tundnud meele paranduses. Ja otsin, et Jumal, ma olen eksinud, ma olen selle valesti. Lähme edasi, lähme võiduka lõpuni. Amen. See ongi see, et ma ei saa kunagi öelda, et ma ei ole vigu. Me kõik oleme vigu teinud. Amen. Aga kõik minu üks suuremaid, mida mina tahan oma südames hoida kaitsta, et mitte mingisugust kibedust, kahtlust ei tuleks mitte kellegi vastu. Amen. Sest nagu Jumal on mulle andestanud, on ta kõigile. Ja vaata, need väiksed asjad on nii salakavalad. Kas Jeesus ei öelnud, et mis rikuvad viinamäe? Me tihtipeale arvame nüüd suured asjad, aga ei ole need väiksed rebased, need väiksed asjad. Aga mis see väike asjad? Aga mis see väike asjad? Aga see väike asi ka ei ole. Kas ei ole mitte tilk tõrva rikub ära suure tünni mett, suure tünni piima, ütleb vist niimoodi on, või mett. Ja mis iganes. Ja üks kärbes. Vaata, kui ma paneksin, siin on väga hästi, tihtipeale me mängime, üks hea näide oli, ma just nägin, see oli siuke, minust Joyce Meyer rääkis selle ühe näite, lõpetan selle näite, kes me läheme ülistama Jumalat ja ütles väga huvitavalt, et ma vaatan selle filmi ära ja ma vaatan selle filmi ära ja mis seal on? Seal oli natukene pattu, seal oli natukene Jumala pilget. Ja siis ta ütles, et üks isa siis ütles, et ei, et ma ei luba vaadata, me ei vaata, meie majas seda ei vaadata ja muidugi lapsed said siis pahaseks, teismelised said pahaseks, kõik said pahaseks, meile ei meeldi, see on ju +13, seal ei ole ju midagi. Seal on neid natukene abielu rikkumist, seal on neid natukene seda ja et lastele siis pointi selgeks teha, siis ta tegi, ma ei mäleta, mis ta tegi, muffineid tegi või mingid
mingid muffinid, neid pirukaid tegi natukene ja selle lemmikretseptiga tegi ja siis kutsus kõiki sööma, et ma tegin meie lemmikretsepti järgi, aga ma natukene lisasin täna midagi muud siia sisse. Ja siis mis sa lisasid? Ma lisasin koera kakat siia sisse natukene. Ja ütles, hämmastav oli, mitte keegi isegi ei proovinud neid maitsenud, neid muffineid. Ja ütles, et see ongi tihti peale. Me ei anna aru, see natuke. Ei, me peame elama seda püha elu. Amen. Ja kui on vaja meelt parandada, kui on ükskõik, see on vaja teha. Amen. Halleluja. Sest me tahame näha Jumala au ilmumas, me tahame näha Jumala väge ilmumas. Me tahame olla tunnistajad siin maa peal Jeesusest Kristusest. Amen. Ja me tahame, et Jumala vägi meie, aga kui me toome, näiteks kui kogudusse tuleme, me peame oma südamed hoidma puhtana, sellepärast, et kui me ei hoia, tuleme kibedusega või mingisuguse asjaga, siis Jumala vaim ei saa meile rääkida. Sest seal, kus on kibedust ja kurja kahtlust, mida iganes, kus ta ütleb, kus on riiakust, see on igasugust muud kurja asja. Kui sa tuled riiakuse vaimuga, kui sa tood selle siia sisse, siis siin sa tood kõike muud kaasa endaga. Aga me peaksime tulema valmis, et Jumal, ma tulen saama sinu käest. Jumal, ma tulen, et sul on mulle sõna öelda täna. Jumal, mul on midagi saada sinu käest täna siin paigas. Amen. Ja tulla ka valmis olla jagama. Piibel ütleb, kui kokku tulema on igal ühel midagi. Me tuleme ka valmis olekuga. Mitte me ei tule, et jälle. Ja see on põhjus, miks paljud ei saa midagi koguduses. On see, me tuleme, mitte alati, vaid me tuleme eelarvamusega, me tuleme mingi riiaka meelega. Aga me hoiame, me oleme vastutavad kõige eest, mida me teame. Ja kui Jumal ütleb, me peame andes käima, kui Jumal ütleb, ole ustav, siis me peame neid asju tegema. Ja mind huvitab, viimane lugu on see, ma ütlen ausalt, me mõtleme tihtipeale, et me saame Jumalat aru, me toome Jumala enda tasandile. Me peame minema Jumala tasandile. Ja üks huvitav asi, mis ma just kuulasin Kenneth Hagenit või tema lugu oli, ma ei tea, kas ma lugesin või kuulasin, ma olen nüüd raamatud asju palju ta räägib ühe huvitava loo, ma olen siin jaganud ka, räägib ühe huvitava loo, kus Jumal saatis ta ühte kogudusse, kes ei uskunud grammigi tervenemist. Ja ütles, et Jumal, ta teadis, et ma isegi ei meeldi neile, nad isegi jutlustavad minu vastu ja ütlevad, et ma olen eksiõpetaja. Ja miks sa avasid mulle ukse siia tulla, rääkida? Ja veel ütled, sa räägi veel tervenemisest. Kui nad ei usu sellesse, nad usuvad, et see on möödunik, see on ja ta läks sinna ja ta räägis tervenemisest ja tema ees oli siis kanderaamil oli pastori naine oli seal, kes oli suremas haige. Ja siis Jumal ütles talle pärast, ma saatsin sinna tema pärast, et ta kuuleks sõna tervenemisest. Ja ta ei saaks kunagi taevasse tulla öelda mulle, et ma ei teadnud. Ja nädal hiljem see naine suri ära. Ja see oli minu jaoks oli siuke, mõtlesin, et väga huvitav Jumala puhul. Ainult nädal aega. Ja need asjad panevad mind mõtlema, et kas meil on ikka kõik korralikult aru saadud, kas see andestus, kas see Jumala, või oleme me üritanud Jumala tuua oma inimlikule tasemele ja siis mõista Jumalat, või me peaksime minema Jumala tasemele, et Jumal, näita mulle oma sõna. Jumal, sa oled mulle andeks, mul tuleb andeks anda. Jumal, ma tahan tunda sind enam ja enam, sest ma tahan näha sinu au ilmumist, sinu au hiilgust. Ja ma lõpetasin selle Jumalakartuse raamatu lugemise ja need asjad, et kui me tahame Jumala au näha, on teatud südamete hoiakute muutused. Amen. Ja vaata, see ongi see, et siin vahepeal küsitakse, et kuidas on võimalik, et inimesed teevad hullemaid asju koguduses, kui nii ja sa Safira tegid. Ja nad ei kukku surrult maha. Põhjus on see, et meil pole siukest võimast Jumala au ilminguid koguduses. Sest mida võimsam on Jumala au ilming, seda kiirem ja suurem on kohtumõistmine. Sest et vaata, kui ülempreester läks Jumala autrooni sinna sellesse, kus Jumala au oli, üks väike viga, mis juhtus? Ta kukkus surnult maha. Ananias ja Safira tõid lihtsalt ohvrianni
ja valetasid, kukkusid surnud maha. Meil inimesed tänapäeval tulevad kibestunud südametega, nad tulevad mossis, nad on valetanud nädal aega, nad on riigilt varastanud, mida iganes ja tulevad ja ütlevad, kõik on imeline, kõik on ilus. See näitab tegelikult tõelist Jumala au ei ole veel ilmunud, sest Jumala au on püha. Üks huvitav asi on selle juures on see, inimesed on näinud Jeesust ja nad pole surnud maha kukkunud, aga ta on ilmunud neile ilma auta. Sest et kui Johannes kirjutab ilmutuse raamatu ja kui ta nägi Jeesust millisena, täis auhiilgusest, ütles, et jalad olid nagu vasemaak, see auhiilgus temast oli välja ja mis juhtus? Ma langesin põlvili ja pikali maha otse kui milline surnu. Ja see näitab seda, mida suuremaks ja võimsamaks Jumala au läheb, seda kiiremini hakkavad toimuma kohtumõistmised. Miks? Sest Jumal on püha Jumal. Ja meil tuleb hoida oma elud samas standardil. Amen. Ja kui kellelgi midagi kuskil on, ma alati ütlen, mine Jumala ette, heida poliitik, Jumal, ma olen süüdi. Tihtipeale me ütleme, me ei palu vabandust, vaid ütleme, et Jumal, ma olen eksin, sest ma võiksin teha paremini. Amen. Halleluuja. Ja Jumal on kiire andestama, Jumal on kiire. Ta ütleb, et kui me oma patud tunnistame, on tema milline? Uste võiga annab andeks. Aga see ongi see, et meil läheb vabandus, palun, ma ütlen, et Jumal, ma olen eksin, ma olen seda valesti teinud, ma olen toda valesti teinud. Ja kui mul on midagi kuskil kibetust asju, Jumal näitab mulle ja ma parandan meelt. Amen. Sest ma tahan näha sinu au, ma tahan siseneda sinu au hiilgusesse, ma tahan käia sinu ligiolus, ma tahan käia sinu väes. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel. Sa oled hea justa, püha Jumal. Isa, meil on privileeg astuda sinu ette ülistusse ja kiitusesse. Isa, me täname kogu südamest, et me saame tõsta ja tulla sinu trooni ruumi, austades, kiites, ülistades sind täna siin paigas. Isa, me täname, et sa oled ilmutanud meile oma head, sa oled ilmutanud oma lahkust, oma heldust meile. Isa, me täname, meil on privileeg käia ja olla kasvav kogudus, kasvavad sinu vaimuväes, kasvav. Mis tõuseb ikka mu südamest üles on meeleparandus, 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 meeleparandus. Ja üks huvitav asi täna on päev otsa, see ei ole minust lahkunud. Ma ei ütle, et keegi siin on, aga ma tunnen, et kellegi inimese elu on ohus. Täpselt selle põhjusel, et ei ole toimunud meeleparandust. Ja see on mul päev otsa olnud minu sees. Ma ei tea, kes see inimene on, ma ei tea, mis see on, aga meeleparanduse pühitsemine Jumalale on väga vajalikud asjad. Amen. Ja kui ma olen näiteks Kenneth Hagini neid raamatud asju lugenud, kui ta toob paar huvitavat näidet välja, toob välja, kus ta on öelnud Jumala sulastele ja ta on öelnud inimestele, et kui meeleparandust ei toimu aasta jooksul, siis see inimene sureb ära nagu. Või seal oli ühest tüdrukust oli lugu, kui sa meelt ei paranda, sul juhtub autoõnnetus, mitte keegi ei parandanud meelt, ja kahjuks aasta hiljem oli, ma tean, 2 mehest, kes olid surnud ja üks tüdruk, kes oli ka autoõnnetuses sai surma. Ja täpselt lihtsalt sellepärast, et ei olnud muudetud ja meelt parandatud. Et see on, ja see on täpselt see sama, me läheneme lõpuaegadele, me oleme. Kes on lõpule kõige lähemal? Meie. Nii lihtne ta ongi. Aga meie ümberajad lähevad kurjemaks. Midagi teha, kui sa ei ole tähele pannud, see läheb kurjemaks ja kõige kurvem on see sama kurjus hiilib sisse ka kogudustesse. Ja mida ma näen on see, kuidas varastatakse üksteise lambaid, selles võib minna välja kuulutada evangeeliumi, siis öeldakse, et tule minu kogudusse on parem, seal on valeõpetus ja see on paha ja toi jutlustaja on paha ja kolmas jutlustaja on paha. Ja kui on neil vaja meelt parandada, me näeme, palume, et Jumal parandaks meelt, aga me ei ole kutsutud lambavarasteks. Kui sa saad aru, mis ma mõtlen sellega. Me ei pea varastama teist kodus lambaid, vaid me peaksime maailma minema tooma sisse. Aga see ongi see, kuidas tihtipeale ehitatakse oma kogudusi või osadusgruppe teiste koguduse lammastest.
ja seda on nii palju, Jumalal ei ole head meelt selle üle. Ja täna ma olen olnud päev otsa, ma olen olnud pisarates, ma olen olnud Jumala ees, ma olen küsinud Jumala, et mis see on, kes see on, kelle eest. Mul ei ole konkreetseid juhiseid selle puhul, aga ühte asja, mida ma kogen, et asjad on läinud liiga kaugele, liiga kaua ja kui ei toimu meeleparandust, on inimese elu ohus. See on see, et ja sa võid võtta, võtamegi kohe siin selle aja, palvetame selle inimese, et Jumal näiteks tunneks ära selle. Amen. Ma ei ütle, et keegi siin lihtsalt, ma ei usu, et keegi siin on, kuna mul ei ole konkreetselt juhised, aga ta on selle koha pealt, ma tean seda, et ta on olnud Jumalaga, ta tunneb Jumalat, ta on käinud koos Jumalaga. Et seda ma tean. Et ma ei tea, kas ta nüüd nagu ära langenud või on ta sinna poole teel või on mis iganes, et mina ei ole kunagi uskunud ühte asja ja ei hakkagi uskuma, kes on ükskord päästud, on igavesti päästetud. Sihukest asja Piibel ei räägi meile. Sest et kui me oleks niimoodi, siis me oleksime vangid elu lõpuni, see eeldab seda, et see läheb Jumala karakteristika vastu, et meil ei ole enam pärast seda valikut. Ja kui Piibel räägib meile hoia oma päästet, kuidas? Kartuse ja värinaga. Amen. Ja ma pole ka uskuja, seda uskuja, et laseme inimestel lihtsalt pääste palve lugeda, ta on päästetud selle pärast. Kui me läheme vaatame läbi Piibli, siis seal alati käis kaasas meeleparandus ja muutus. Ja paljud inimesed, ma tean, lasevad pääste palve lugeda, et lugeda ära, et ma olen ruttu ära, et ma saan sust lahti. Ma tean ka siukseid inimesi. Ja on neid olukordi, lugusid, kus ma tean, kus Kenneth Hagin on rääkinud, on teised just rääkinud, kus hakkab inimesed palveta, ütleb, et ära enam palveta, liiga hilja on. Mitte see, et tuleb põrgu, aga ta tuleb koju ära, sest et ta on liiga kaua nagu mänginud või elanud lihtsalt patus aga vaata, teine kord on ka see, me ei tea Jumala plaane, me ei tea Jumala, nagu 5 Mooses 29 ütleb mida? Salajased asjad kuuluvad Issandale ja kõik, mis on ilmutatud meile. Aga Jumal ei taha, et keegi hukka läheks, keegi ei taha, et keegi noorelt sureks kunagi, see ei ole Jumala plaane tahe. Aga ma olen kogenud väga tugevalt ja minu sees on olnud täna, lihtsalt see on see, et kui meeleparandust ei toimu, siis inimese elu on ohus. Sest on see koht, kus me ei tohi kunagi ära unustada, et me teame, et me laulame, et Jumal on armuline. Amen. Me võime alati minna tema armu järele ette leida halastuste armu. Aga Piibel ütleb, et vaatake, et ilma ei jää sellest kõigest. Ja me ei tohi unustada, et Jumal on alati milline. Ta on püha ja ta on õiglane Jumal. Ja me täname Jumalat, ta saab meie peale vaadata läbi Jeesuse vere, nagu patt poleks meid kunagi puutunud. Aga kui me ei lähe ja ei tunnista ja ei ela seda elu ja elame ükskõik mis südame paadumistes või kurjuses või mis iganes, see on see koht, kus Jumal ei saa midagi teha. Ja see ongi see, et kas Jumal kaitseb meid. Absoluutselt, kui me oleme tema kaitsva käe all. Aga see on täpselt see sama, tihtipeale on see, kui väljas sajab vihma. On ju? Ja meil on privileeg minna katuse all, kaitse alla. Aga me ei vali seda teed või jääme vihma kätte, siis ei ole Jumala süü ega katuse süü ega vihma süü, et me märjad oleme, vaid see on puhtalt meie süü, et me ei vali seda sammu minna selle kaitsva käe alla. Ja kõik need asjad on. Et võtame korraks ühe aja, palvetame selle eest. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel, sa oled hea ja ustav, õige Jumal, sa oled püha. Ja isa, minu südames on täna päev otsa rõhumine või sihuke kurbuse toon, et kellegi elu on ohus, kui ei toimu meeleparandust. Isa, me oleme siin seismas müüripraos. Isa, me oleme siin võtmas selle, isa tõesti kutsumas seda inimest meeleparandusele, et ta ei peaks minema liiga vara ära taevasse või mis iganes, mis põhjusel see on. Isa, sina näed, sina tead, kes see inimene on. Ja püha vaim ja inglid, kus iganes viisil on see võimalik, hoiatage, rääkige, tehke tööd selles südames. Isa, kui ta on sinu laps olnud ja ta on sinu laps ka praegu, aga ta on andnud maad kuradile või ta on ära keeranud sinu juurest või on võtnud mingi halva hoiaku või on langenud pattu või mis iganes kuradi kavalatesse lõksudesse.
isa, me ei tea südameid, me tõesti loodan, et see ei ole teadlikult ja tahtlikult tehtud otsused, vaid need on lihtsalt petetud saades. Isa, me täname, et sinu käsi on selle olukorra peal. Isa, sina räägid südamesse, sina räägid inimesele, annad talle selle võimaluse mitte kannatada kahju ega mitte kannatada neid asju, mis võivad tulla selle läbi, et me ei ole sõnakuulelikud või me ei ole meeleparanduses, isa. Isa, ma tänan, et me võime Jeesuse nimel inglid välja läkitada. Püha vaim, sina oled olemas. Isa, tee tööd. Nagu me seisame müüripraos, nagu Mooses seisis müüripraos Iisraeli rahva eest. Isa, nagu Abraham seisis müüripraos Soodoma Gomorra eest. Isa, anna veel üks võimalus. Anna see võimalus. Kutsu, et ta võiks tulla meeleparandusele ja midagi halba ei peaks juhtuma sellele inimesele. Isa, me täname ja kiidame, ülistame sind, et sina oled ustav ja hea Jumal ja annad selle võimaluse. Ja isa, me täname selle kaitset, mis sul on ja isa, sina kutsud tagasi, sina kutsud meeleparandusele, sina kutsud ja teed tööd selle inimese südames Jeesuse Kristuse nimel. Isa, me anname au ja kiitus sulle kogu südamest. Amen, 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 amen. See on üks asi, mis ma alati tunnen, et hoida oma süda puhtana Jumala ees kogu aeg. Kogu aeg. Süda on vaja hoida puhtana Jumala ees. Ja hoida sellest maailmast reostamatuna. Ta ütleb, ärge mugavduge selle maailmaga. Tihtipeale, mis inimesed teevad, nad mugavduvad ja võtavad üles selle maailmasüsteemid, maailmaviisid. Aga meie Jumala rahvana oleme vastutavad selle eest, mida me teame. Amen. Kui Piibel ütleb, et olge pühad kõigis eluviisist, elage jumalakartlikku elu Kristuses. Kõik need asjad, need kuuluvad meile. Need ei ole pahad asjad. Need on kõik head, et me võiksime minna aust ausse. Me näeksime Jumala auhiilgust. Me näeksime Jumala väge. Jumal tahab seda. Ta ütleb, viimsel päevil ta valab oma vaimu kuhu? Kõige liha peale. Aga vaata, üks huvitav asi. Ma olen siin, praegu tuli siuke nagu Luuka evangeeliumis on see, kus koja isand kutsub, et tulge Õhtuse majale. Ta kutsub peole Õhtuse majale. Ja siis kolm gruppi inimesi siis vabandavad välja, kellel olid põllud, kellel olid härjad, kes oli siis pere loonud. Ja nad vabandavad välja ja pere lood, sa saad issand must aru. Issand ei saanud aru. Aga mis üks huvitav asi oli see, nad olid kõik kutsutud ja valitud. Nad olid andnud oma elud Jeesusele. Ja me oleme seda seostanud püha õhtuse oma asja selle kõigega. Aga me ei tohi ka unustada praegusel ajastul. Kui Jumal kutsub meid oma teenistusse, ta kutsub minema maailma, kutsub kogudusse, kutsub tegema tööd, tema riigi tööd. Aga meil ei ole enam aega seda teha. Miks? Sest Jumal on meid jõukaks, Jumal on meil andnud oma sõna, me oleme saanud ja naudinud seda jumalikku rikkust, mis ta meile on andnud. Ja kui nüüd Jumal ütleb, tulge, siis tänapäeva üks suurimaid vabandus, mida mina olen kuulnud, inimesed pahanduvad tihtipeale, neile ei meeldi teatud Jumala sõna õpetus, kuna see ei ole nende meele järele, mida ka Piibel hoiatab. Aga teine asi on ka see, mul pole aega. Kui palju ma kuulen, mul pole aega. Miks sa sõnas on, ma pidin sellega tegelema, Miks sa kogusel? Mul ei olnud aega, sest ma pidin tööl käima. Ja kui sa paned tähele, kogu see ühiskond on tehtud, niimoodi vanasti mäletada nõukaajal, pühapäev oli vaba päev. Isegi kommunistid hindasid hingamispäeva. Aga kui me oleme tänapäeva mugavustsoonis, ei ole enam hingamispäeva, ei eksisteeri. Ja see on üks koht, kus meil tuleb võtta kätte ja öelda, et Jumal, ma pean midagi tegema ise. Ja mis oli kõige kurvaim oli see, Jeesus, isand ütles, et need kõik, kes olid valitud, ei olnud väärt. Ja minge nüüd nende juurde, kellel on aega. Ja kuhu mindi? Kerjuste juurde, vaeste juurde, näljaste juurde, sest nende notebookid, need märkmikud, olid tühjad kõik. Mida sa homme teed? Istun tee ääres. Mis sa homme teed? Olen siin samas, kerjan süüa. Tule, okei, tule, mul on aega palju. Jumal tuleb meie juurde, kes me oleme sellest kõigest välja tulnud. Mis sa tänud? Ma ei saa tulla, mul on see trenn, ma ei saa kolmapäeviti, me koristame. Ma ei saa tulla, esmaspäeval palvekoosolekul, ma ei saa tulla, sest mul on vaja kartult minna võtma. Mul on märkmikud on täis.
ja isandal pole midagi teha niisugust inimestega. Ja mis on kõige kurvem on selle juures, kui ta ütleb, need olid kutsutud ja valitud. Nad olid nautinud issand õnnistust, nad õppisid käima selles jõukuses, nad õppisid käima selles õnnistuses ja see õnnistuse jõukuse kõik sai neile komistuseks. Sest nad unustasid ära, kellelt see tulnud oli. See on üks viis, kuidas ka mina seda näen. Ja nii see on. Kõige esimene asi, mida me kuulame, inimeste puhul nad ütlevad, miks sa ei tulnud, mul polnud aega, mulle ei meeldi. Ja lõpuaegadel me teame, et Timoteus ütleb, aga inimesed ongi rohkem millised? Enesearmastajad, lõbuarmastajad, otsivad õpetusi, mis nende kõrvale sügelevad. Kui palju ma seda näen? Ja eriti, kui sa veel kutsud üles, et kuule, et meelt on vaja parandada. Me lähme kogudusse, kus ei pea meelt parandama. Ja, et Jumal armastab sind nii, nagu sa oled. Ja ta armastabki sind nii, nagu sa oled. See pole küsimus, aga see ei tähenda, et talle ei meeldib kõik, mida me teeme. On sul lapsed? Armastad neid? On ja, ei ole küsimust. Aga sulle meeldib kõik, mis nad teevad. Kas sa nõustud kõigega, mis nad teevad? Ei nõustu. See ei vähenda arvata samamoodi Jumalaga ja sa ütled oma lapsele paranda meelt. Samamoodi ütleb Jumal meile. Amen. Ja kurat on see, kes tuleb ja süüdistab, kes alati üritab kellegist kuskil halba rääkida, üritab kuskil midagi segada ja kõik, mis lõhub, ei ole Jumalast. Kui keegi ütleb, et mina olen püha, meie kogudus on kõige parem, ära sinna kogudusse mine, või see pastor, või too on halb. Me oleme, päevlõpus kõik inimesed on inimesed, aga Jumal ei lõhu kunagi. On ju nii? Jumal ei lõhu kunagi. Ja Piibel ütleb, et kui midagi on, palvetage. Ja meil on privileeg palvetada, õnnistada. Tihtipeale, kui inimene õpetab sulle, et kuule, pääste ei ole enam Jumalast, Jumal ei päästa, nagu on olemas õpetus väljas, ma tean isegi, kunagi ma olen kokku puutunud inimesega, et Jumal ei päästa kõik. Ja kõige kurvem oli see, et ma mäletan, kui me Iirimaal koguduses oli ja tuli üks abielupaar tuli sisse, hästi toredad inimesed, lapsed, kõik olid, ja väga hästi saime läbi, aga no ei teadnud tagatausta. Nad olid ülistuses, veel juhtid ülistust ja siis tuli nende tagataustast välja, nad tulid ringkonnast, kus nad ei uskunud, et kõik saavad päästetud ja nad isegi ei uskunud, et nende lapsed saavad päästetud. Ja siis, kui me siis nagu ütleme, mitte mina otseselt, aga pastor üritas rääkida Jumala sõnad kirjakohti, ükskõik mida pastor kirjakoht tõi välja, seal on üks kirjakoht kuskil Piiblis, üks, ma ei tea, Jumal päästab, keda ta tahab. Ja nad on rajanud selle õpetuse selle peale nagu. Ja see oli kurb natukene. See oli natukene selle koha pealt kurb nagu, et kui teete, sul on 2 imelist last ja sa isegi just, et Jumal tahab neid päästa. See on selle koha, et me võime öelda, et Jumal ütleb, et ju Timoteus, et ta tahab, et kõik tuleksid tõe tundmisele. Amen. Tema eesmärk on, Jumal tahab, et kõik saaksid päästetud. Amen. Need on niisugused asjad, aga sellegi poolest me kunagi ei lõhu ega lammuta midagi nagu Taavet. Kas Taavetil oli võimalus Saul maha võtta? Palju kordi ütles, et aga mina ei puutu Jumala võitut. Mitte kunagi ja ta ei alati ustavaks kõiges. Ja Jumal korraldas kõik asjad nagu vaja oli. Ja Saul oli kindlasti võimalus muusud meelt parandada. Nagu kellel? Kes see oli? See Jaakobi vend. Eesav. Ja. Kui teete, Eesavil oli võimalus meelt parandada, aga ta otsis meele parandus kuidas? Silmapisaratega. Ta otsis seda õnnistust silmapisaratega, mis seal ütleb Hebra kirjas. Aga ta ei leidnud mahti, milleks? Meele parandus oma südames, sest ta istus, minu vend tegi mulle haiget. Minult varastati see, mis mulle kuulus. Aga tegelikult teda oli see, ta müüs selle ise maha. Ja ma kujutan ette, kui ta oleks meelt parandanud, Jumal oleks midagi saanud teha. Või Kain ja Aabeli lugu oli samamoodi, on ju nii? Ta ütleb, et päeva lõpuks, et kui sa tood uue ohvri ja hästi, küll vastu võetakse, te usus, tee seda, aga selle asemel, et muuta, parandada meelt, ta läks ja lõi oma venna maha. Ja see on see üks koht, kus Jumal tahab ka meie puhul
et me kasvaksime tema väes, tema auhiilgus, tema ligiolus. Amen. See on tema eesmärk, see kõige juures on tema eesmärk ja ta tahab meid kasutada ja vaata selle juures, et kui me leiame aega tema jaoks, me saame istuma tema püha õhtuse ajal. Kas pole äge? Kes tahab sinna minna? Või kes tahab kuulda hästi tehtud see hea usta sulane? Siis me peame ustavad sellest, mis Jumal meile annab. Amen. Halleluja. Aga me läheme vaatame natukene usu teemal. See oli niisugune nagu tasuta e-roog, mis mu seest välja tuli praegu. Aga me läheme edasi ja me vaatame, mis on usk ja see on teine osa sellest. Amen. Ja ma sõidan natukene kõrvale, et me kasutame natukene siin ka mõningaid kirjakohti. Siin on, me lihtsalt üritame seda uut süsteemi natukene Ei tule ette. Pane siit kinni korraks. Jah, siis ristid kinni, ava uuesti. Ja siis sinna. Vast nüüd läheb natukene aega. Loodame, et läheb tööle. Halleluja. Aga me hakkasime vaatama, kust usk tuleb. Nüüd vaatame, mis usk on. Ja Piibel ütleb, usk on loodetavate sisu, nähtamatute asjade veendumus. Hebra 11.1 ütleb seda. Usk on mis? Usk annab loodetavatele asjadele sisu. Amen. Tuleb esimene slaid üles ja seal on 2 erinevat tõlget. Usk annab loodetavatele sisu. Lootus ei ole sisu. Lootus on alati midagi tulevikku. Ma loodan, et ma selle saan, ma loodan, et see tuleb. Me loodame, et see on, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse või loodetakse. Ja veendumus sellest, mida ei nähta. Usk on loodetavate asjade kindlus, kinnitus, omandi õigus, tõendav dokument, nähtamatute asjade tõestus ja nende tõestuse veendumus. See on see, mis usk on. Usk on see, et sa oled kindel. See ütleb, mis Piibel ütleb usu kohta. Sa oled kindel, kui Jumal on midagi olnud, nagu Abraham. Ta ei mõelnud uskmatust 2 pidi, vaid sai kindlaks selles, mis Jumal oli tõotanud. Ta hoidis kinni tõotusest. Ta ei muutunud usus nõrg, andis Jumal austust. See on see, et ta hoidis kindel usaldus selle vastu. Aga lootusel endal ei ole sisu. Lootus on, et ma loodan, et ma kunagi saan. Ma loodan, et see kunagi juhtub. Usk annab lootusele sisu. Siin ütleb põhimõtteliselt, et usk on nähtamatu lootuse valdkonna haaramine ja selle toomine reaalsuse valdkonda. Kui sa saad aru? Usk on see, et lootus on kuskil kaugel, sa ei näe, ta haarab sellest kinni ja toob selle praeguse aega ja paneb selle reaalsusesse. Usk ütleb, ma olen kindel, et see saab juhtuma nüüd ja kohe, praegu. Ja usk kasvab ja me teame, et usk kasvab välja kust kohast? Jumala sõnast. Usk tuleb kust kohast? Kuuldust ja kuuldu peaks tulema Kristuse sõna kaudu, ütleb Rooma 10.17 meile. Niisiis tuleb usk kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Kui me tahame Jumala liiki usku, me peame haarama kinni Jumala sõnast. Meil võib olla usku ükskõik millesse. Me võib usku ufodesse ka olla, kui me tahame. Kui sa palju kuulad ja kuulad teksti ufode kohta, siis sa hakkad uskuma. See ei tähenda, et nad on reaalselt olemas, aga inimesed usuvad ja sellest pole neile kasu. Kui me tahame Jumala liiki usku, mis muudab ja midagi tegema, siis see usk peab tulema Jumala sõnast. Kui me tahame usku tervenemise kohta, kuidas see tulema peab? Jumala sõnast. Et Jeesuse vermete läbi te olete terveks saanud. Niisiis tuleb usk kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Hebra 1 tõlge veel ütleb, usk on tagatis, et see, mida te hellitavalt loodate, on lõpuks teie käes. See ütleb, usk on nähtamatute veendumus, Hebra 11.1, usk on nähtamatute asjade veendumus, aga on olemas ka hellitav, kus ta ütleb, usk on tagatis, et see, mida te hellitavalt loodate, on lõpuks teie käes. Usk toob alati asjad reaalsusesse. Piibel ütleb, kui Hebra 11 peatükki loed, see ütleb, usu kaudu nad said kätte, milled? Tõotused. Samamoodi meie saame usu kaudu kätte, sest lootus on
kunagi tulevikus. Nagu samamoodi homme. Homme. Kuna homme on? Homme on kogu aeg homme. Vahepeal me võime loota, et rahalised vahendid täidavad teatud kohustuse, aga usk annab teile kindluse, et teil on raha olemas. Me loodame, et meil on raha vaja, et saaks tehtud. Seda on vaja teha, selle jaoks on raha vaja, selle jaoks on raha vaja, selle jaoks on raha vaja. Usk ütleb, minu Jumal täidab kõik minu vajadused oma rikkunud augu Kristuse ees, usk annab sellele sisu. Amen. Samas me võime loota füüsilise jõule, et teha tööd või ülesannet, mis meile ette antakse või seatakse, aga usk ütleb, issand on mu elu kindlas. Vahepeal on niimoodi, me siin vaatasime seda lugu, kus Kenneth Hagin oli nõrk ja jõudnud. Vahepeal me läheme midagi tegema, meil ei ole jõudu. Me ütleme, et mul on jõudu selle jaoks vaja, ma olen väsinud. Aga Piibel ütleb, et Jumal, ma suudan kõik tema läbi, sest tema teeb vägevaks. Laul 27.1 ütleb, teisisõnu, usk ütleb sama asja, mida ütleb Jumala sõna. Uskmatus on usk ütleb sama asja, mida ütleb Jumala sõna. Amen. Ja siin ta ütleb, issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma, issand on mu elu tugevus. Usk ütleb nendes asjades, ükskõik mis on, issand on minu elu jõud, minu elu tugevus. Uskmatus on tegelikult Jumala sõna vastu. Hoiaku võtmine. Kui me võtame midagi Jumala sõna vastu, see on uskmatus. Usk ütleb, et Jumala sõna on õige ja tõde. Jumala sõna on Jumala püha vaimu poolt antud meile. See on hea õpetus, manniseks, noomiseks, üles ehitamiseks. Uskmatus ütleb, et ma ei taha seda kuulda, see võtab hoiaku selle vastu. Samamoodi on ka meile paranduse koha peal, mis me oleme tulnud välja. Me võime uskuda tervenemist ja kõike seda, aga me võime võtta uskmatused, aga meil ei ole vaja meilt peartada. Meil ei ole vaja. Mul ei ole vaja andeks anda, mul on õigus hoida kinni sellest. Tegelikult meil ei ole õigus kinni hoida, sellepärast, et Jumal on meile kõik andeks andnud. Ja kui ta toob selle loo välja, kui ta andis ühele sulasele andeks, kui palju? Praktiliselt võimatu. Ja siis ta ütles, et miks oma kaassulasele ei andnud võimalikku andeks. Amen. Uskmatus ütleb, et ei, mina ei pea andma andeks. Ei, me peame. Usk ütleb, et Jumala sõna ütleb, et ma teen seda. Kui mu mitte millegi pärast, siis ma ütlen, et isekus peab mängus olema natuke sellepärast, et ma tahan olla õnnistatud, ma tahan olla kaitstud, ma tahan olla tervendatud. Näiteks üks paljud põhjuseks, paljud inimesed ei saa terveks või ei saa õnnistatud on sellepärast, et nad ei käi armastuses. Neil on kibetus, neil on kadedus ja miks Markus 11.23.4 ei tööta nende jaoks on põhjus sellepärast, et nad ei käi andestuses. Amen. Ja see on üks osa ja miks me saame käia andestus on sellepärast, et Jumal on meile andeks andnud. Ja kui sa istud maha ja mõtled, ja mõtled, kui palju ta on andeks andnud, mõtle, mis läks Jumalale maksma meie lunastus. Oled sa mõelnud kunagi? Mis läks Jumalale maksma minu lunastus pääste? Elu, põrgu, kõik haigused pandi tema peale, oma vere pidi maha valama. Või mida maha, ta ei valanud, ta valas selle, siis taevas viis selle audronet, aga veri läks maksma. Kõik läks maksma, et sina ja mina me võiksime taevasse minna. Amen. Ja siin kurb on see, et on nii palju usklikke, kes räägivad kahtlusest ja uskmatusest ning kes asuvad Jumala sõna vastu. Ja seejärel imestavad need samad usklikud, miks Jumala sõna nende jaoks ei toimi. Ja see ongi see, et kui me oleme millegi vastu, me ei saa olla selle poolt. Me ei saa olla poolt ja vastu samal ajal. Amen. Ja vaata, kui me läheme siin seda kirja kohta välja, esimene Johannese kirjas, ta ütleb niimoodi, et kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil, mis asi? Julgus Jumala ees. Aga kui meie süda meid hukka mõistab, järelikult meil pole julgust. Aga kuna me süda hakkab hukka mõistma, kuna ta ei hakka, on see, kui me teame, mida sõna ütleb, aga me ei tee seda. On ju? Oled sa mõelnud selle peale? Kui Jumal ütleb, käige armastuses. Kui Jumal ütleb, mis ta veel ütleb? Mida Jumal ütleb veel? Ja, mis ta ütleb veel?
Kas ta ütleb, et ilma meelt parandamata pole andeks saamist olemas? On niisugune kirjakoht olemas? Või teine, ärge muretsege ühtegi, või laske palves ühe annusega tänu Jumala teatavaks saada. Alistuge Jumala vägeva käe alla, et ta saaks ülendada omal ajal, heitke kõik oma mure tema peale ja ta peab hoolt teie eest, seiske vastu kuradile ja ta põgeneb teie eest. Kas pole mitte? Järelikult meil tuleb alistuda Jumalale, heita oma mure Jumala peale ja seista vastu kuradile. Aga tihtipeale ongi see, vaata, me tahame oma mured Jumalale heita, aga kui me teame, et me pole alistunud Jumalale, siis hakkab see, mitte Jumal ei mõista meid süüdi, vaid me oma vaim hakkab süüdi mõistma, sest me teame, mida kirjakoht ütleb, aga me ei tee selle järgi. Saad aru? Et sa võid mind petta ja sa võid kõiki teisi petta, aga 2 isikut sa ei petta mitte kunagi. Need on kes? Jumal ja iseennast. On ju nii? Jumal, püha vaim ja Jeesus on üks isik, ma mõtlen. Neid sa ei petta ja iseennast sa tead, mis su südames on. Sa tead, mis su südames on. Mina ei tea, aga sina tead seda. Amen. Ja seal ongi see koht, et miks paljud inimesed imestavad, miks asjad ei toimi nende jaoks, aga kui me seisame ja teeme Jumala sõna vastu. Ja üks esimene asi, Kenneth Hagin ütleb väga hästi, tal üks väga hea jutlus on väljas, et ta ütleb, et kõige tähtsam sõnum, mida kristlased üldse peaksid kuulma, on niisugune pealkiri minu arust peaks olema, ja ta räägib armastusest. Ja ütleb, et 99%, miks paljude usk ei tööta, on kibestumine, mitte armastus käimine. Miks? Sest see on esimene asi, mis Jumal ütleb, et see takistab usul liik. Miks? Sest usu käivitab, mis asi? Armastus. Sest kus ta ütleb, usk ilma armastuseta on tõhune või usk, mis töötab läbi, mille? Alati kirjutatud läbi armastuse. Amen. Ja need on niisugused huvitavad asjad. Aga Jumala sõna ei tööta meie vastu, kui me selle vastu hoiaku võtame. Ja kui me tahame, et Jumala sõna toimiks, peame sellega ühinema. Aga mis on usk, tõeline piibliusk? Üks parimaid viise, kuidas teada saada, miski on teada seda, mis see ei ole. Siis, kui sa saad teada, mis see ei ole, näed selgemini, mis see on. Amen. Mis on usk ja mis ei ole usk? Amen. Usk ei ole lootus. See ongi see, kui me tahame teada, mis on usk või mis usk ei ole lootust. Ja kõige esimesena ta ei olegi lootus. Me vaatasime eelmisel koosolekul seda päris pikalt, et usk ei ole lootus. Aga kui me palvetaksime inimeste eest ja küsiksime neilt, kas te saite terveks või kas te täitusite püha vaimuga, kui ma teie peale käed panen. Kas te saate terveks või täitute püha vaimuga, kui ma teie peale käed panen? Siis peab kuulama, mida nad vastavad meile. Ja paljud ütlevad, ma tõesti loodan. Me peaksime vastama alati. Neile ütled, seni kui nad ainult loodavad, ei saa te Jumalalt midagi, sest te saate temalt usu kaudu. Ma ei kiita märg. Ja siis teised ütlevad, Jumal, ma tahan terveks saada. Me peame neile näitama, et Jumalalt millegi tahtmine ei piisa, et terveks saada. Me võime tahta uut Cadillac'i, aga see ei tähenda, et me selle saame. Lihtsalt Jumalalt millegi tahtmine ei aita meid. Kui Jumalalt millegi tahtmine oleks kõik, mida piisaks Jumala saamiseks, oleks meil kõik see olemas juba. Me saaksime koheselt. Aga usk, mis Jumalalt vastu võtab, ei ole lootmine ega tahtmine. Ainus on usk, mis toimib, see on piibellik usk, selline usk, mis usub Jumalasse ja tegutseb selle järgi, mida ta usub. Ainuke, kuidas me Jumalalt kätte saame, on usu kaudu. Ja see teeb seda, mida tema sõna ütleb. Me ei saa Jumalalt lootuse pärast.
Piibel ei ütle, et Jumal kusagil, Piibel ei ütle, et Jumal kusagil ütleks niimoodi, et palvetades saame seda, mida loodame. Ta ei ütle, et palvetades te saate seda, mida te loodate, vaid ta ütleb, kui Jumala sõna ütleb Markus 11:24, mida te palves palute, uskudes, et te seda nüüd saate ja see saab teil olema. Ja mulle meeldib see Markuse TPD tõlge, sellepärast kutsun teid üles julgelt uskuma kõike, mida te palves palute. Olge kindlad, et olete selle saanud ja saab olema teie oma. Amen. Ta ütleb, olge kindlad, et te seda saate ja siis see saab teie omaks olema. Ta ütleb, me peame minema usus palvesse Jumala ette. Ja kui me vaatame Matteuse 11:22 ütleb niimoodi, Jeesus ütles ka, kõik mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Ükskõik mis palve liigiga me läheme Jumala ette, uskudes, seda te saate. Me peame uskuma Jumalat. Me ei saa ütlema, et Jumal, ma tulen ja loodan, ei. Ta ütleb, usk on mis asi? Kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse. Sa usaldad Jumalat, et ta on andnud meile. Amen. Jeesus ei öelnud, et mida iganes te palves lootes, palute, seda te saate. Ta ütles, mida te iganes palves uskudes, seda te saate. Kui me tahame teada, kas me oleme tõesti usume Jumalat või lihtsalt loodame, siis ma saan öelda, kuidas vahet teha. Lootus on alati tuleviku vorm, sest lootus vaatab alati kuhu? Tulevikku. Näiteks on Issand Jeesus Kristuse auline õnnistatud lootus, mis asi? Jeesuse tagasitulek. Me loodame, et Jeesus kunagi kas me usume või ei usu, see ei mõjuta seda, sest Piibel ütleb, ainult Isa teab aega. Ja meil on see püha ja auline lootus, et Jeesus tuleb tagasi ja me saame loota, et ta tuleb meie eluajal tagasi. Aga me ei saa kunagi uskuda, see on tulevikus, see juhtub kunagi tulevikus. Ja see on kirjutatud juba 2000 aastat tagasi, et Jeesus kunagi tuleb, ta tuleb, me saame loota. Ja hea lootus on see või selle koha pealt, et tore oleks, kui tuleks minu eluajal. Amen. See on see tulevikus, see tulevikuline lootus. See alati on tulevik. See on alati tulevik. Kristuse tulemine, päästetud, surnut ülestõusmine, pühakute taevasse võtmine, kõik see on tuleviku vormis. Aga kui me otsime tervenemist, siis ei taha me tervenemist tulevikus saada. Kas ei ole nii? Me tahame tervenemist kohe praegu. Eriti kui meil on väga valus. On ju nii? Sa ei taha, et kunagi 10 aasta pärast. Ei, sa tahad, et Jeesuse nimel ma tahan olla kohe praegu terve. Või kui me otsime püha vaimu, siis ei taha me vaimuga täidetud saada tulevikus, vaid praegu. Nii kaua, kui me lükkame edasi usku, ei saa õnnistus, kui me lükkame alati usku edasi, et saada õnnistatud, või lükkame nagu loodame, siis see õnnistus jääb alati kuhu? Tulevikku. Me peame uskuma, et me oleme praegu õnnistatud. Ta ütleb, et Jumal on oma armu välja andnud rikkalikult, et meil oleks kõik, igat küll, me oleksime rikkad, iga head ja tarvis. Ta on õnnistanud meid kõigi taevalist õnnistatud Kristuses Jeesus. Me tahame neid kohe praegu saada. Ja need on need tõotused, mis me saame usu läbi kohe praegu võtta. See on see, miks? Sest see on see, mida Kristus tegi meie. Mis ta veel tegi? Ta ütleb, et te olete rohkem kui võitjad Kristus Jeesus. Tema vermete läbi te olete terveks saanud. Amen. Ja need on need kohad, kus me kasutame kohe usku. Me tahame neid asju kohe saada. On ju nii? Aga kui me ütleme, et ma ühel päeval kunagi saan, aga kuna on see üks päev? Kuna see on see üks päev? Me ei tea seda päeva. See on sama nagu Kristus tuleb, me ei tea seda päeva. See on nüüd ühel ilusal päeval ta tuleb. Aga usku ütleb, et mul on tõotused nüüd. Sest usu läbi, kui me vaatame Hebra 11.1 tuleb välja, usu läbi nad võtsid vastu tõotused. Ja nad said kätte oma tõotused. Aga meie tahame just seda praegu, mida Jumal on meile tõotanud. Me tahaks seda praegu, oma eluajal kätte saada, praegu kohe, täna. Ja näiteks usk päästesse, on ju.
mitte lootus, vaid usk peab olema päästesse, mitte lootus päästesse. Kui me ütleme, et ma loodan, et ma saan päästetud ühel päeval, see päev võib olla liiga hilja, on ju. Usk päästesse peaks olema meil kuna? Kohe praegu nüüd. Näiteks kui inimene soovib päästet, siis ta ei tahaks päästet tulevikus. See võib olla liiga hilja tema jaoks. Ja on inimesi, kes räägivad hingede päästest ja paljud on öelnud, et nad loodavad päästetud saada. Me peaksime ütlema neile pisaratega, et mõned neist inimesed, või ütleme, kui ma ütlen, et ma olen kuulnud inimesi, kes ütlevad, ma loodan, ma saan ühel päeval päästetud. Ja need ei ole võib-olla kunagi pääst saadud ja mis juhtub, need harmsad inimesed on tänapäeval kus kohas? Kahjuks nad on põrgus. Pääste kuulub meile praegu. Sest pääste, mis põhineb ainult lootuselt, ei saa kunagi teoks. Kui sa räägiksid ise kellegi päästmisest ja tema hingeseisundist ning ta ütleks sulle, ma loodan päästu saada, siis sa ütleksid ju talle, mida Piibel ütleb, eks? Sa ütleksid talle, et pääste ei põhine lootusel, vaid usul, sest seda ütleb Piibel meile pääste kohta. Efeslaste 2.8 ütleb, et te olete armust päästetud usu läbi. On ju nii? Te olete armust päästetud usu läbi. Johannese 6.37, kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja. Roomlaste 10.13, sest igaüks, kes appi ja issanda nime päästetakse. Roomlaste 10.9.10, sest kui sa oma suuga tunnistad, et issandat Jeesust oma südames usud, et Jumal on ta surnust üles äratanud, siis sa saad päästetakse, sest südamega usutakse õigusesse ja suuga tunnistatakse päästakse. See on see, kui me reageerime selle peale kohe, me räägime usust, usk on praegu, usk on kohe, usk on nüüd. Kuna saab päästetud? Kas homme? Ei ole, Piibel ütleb, kuna on päästepäev? Täna on päästepäev. Täna on päästepäev. Täna on see päev ja samamoodi õnnistused kuuluvad meile kuna? Praegu nüüd. Tervis kuulub meile kuna? Praegu nüüd. Jõukus kuulub meile kuna? Praegu nüüd. Võit kuulub meile kuna? Praegu nüüd. Ja mulle meeldib väga hästi, nagu Nancy ütles väga hästi, mis ka uuendas minu meeli natukene, et tihtipeale me kuuleme, et me võitleme sellest läbi. Ma üritan sellest läbi võidelda. Millest? Kui võitu juba meie oma, siis me peame nägema endast võidus. Kui me ei ole võidus, me peame juba nägema, et me oleme võitnud. Sest see võit kuulub juba meile. Usk ütleb, ma olen võitnud. Kristus talle vere kaudu me oleme võidutud. Me oleme päästetud, me oleme tervendatud. Meil rahu kuulub. Kuna Jeesus jättis oma rahu meile? Ta ütles, oma rahu ma annan sulle, oma rahu ma jätan sulle. Amen. Ma ei anna teile nii, nagu maailm annab. Vaid kuidas ta ütleb, ma jätan, see sinu oma, see kuulub sulle. Järelikult Jumala rahu on mulle. Ta ütleb, ärge muretsege ühtegi või laske kõiges oma palun ühest tänust Jumala ja Jumala rahu, mis üle kõik hoiab sinu südamed, mõtled Kristus Jeesus. Sa oled uus loodu Kristuses Jeesus. Vana on möödunud, vaata uus on tekkinud. Kuna see on meie oma? See on praegu, nüüd. Tõotused meie omad. See sõna on praegu. See ongi see, et kui me nõustume Jumala sõnaga, ütleme, võtan selle vastu, see on minu oma, siis see kuulub mulle kohe praegu. Need tõotused on minu omad praegu. Jeesus on ristil ära käinud, ta on kõik ära teinud. See ei saa ühel päeval meie omaks olema, see on juba sinu oma praegu. On ju nii? Kellel on kell käe peal? On kell käe peal? Kuna see sinu omaks saab? Jah, see on sinu oma. Isegi kui see kell ei ole sul kaasas praegu, ta on sul kodus kapi peal. Kelle oma ta seal on? Sinu oma. Piisab ainult, ma võtan selle, panen käe peale ja ta on olemas mul. Ja nii lihtne see tegelikult on. Jumala sõna on sama lihtne, ma nõustun, võtan kätt, ma ei räägi selle vastu, ma ei võitle selle vastu, ma võtan selle vastu. Ja tihtipeale ma tean, me tahame võtta alati need ilusad kenad tõotused vastu, aga me peame võtma ka pühaduse vastu, me peame ka meeleparanduse vastu võtma, me peame ka armastuses käimise vastu võtma. Ja küsimus on see, et tihtipeale ühel päeval ma hakkan käima armastuses. Ei, me käime praegu armastuses. Miks? Sest Jumala armastus on meie südamesse välja valatud püha vaimu läbi, kes meile on antud. Kus püha vaim on praegu? Sinu sees. Järelikult ka armastus on sinu sees. Võib-olla me pole harjutanud seda, see on teine asi. Aga see on meie oma, see on praegu, ja me võime praegu käia selles. Amen. Või üks asi on see, ta ütleb ka,
et tooge oma ihud Jumalale meelepäraseks ohvriks. Miks? Tema headuse pärast. Jumal, sa oled nii hea mu vastu olnud. Ma tean, ma toon ohvriks kuna? Kohe praegu, nüüd. Praegu hakkan ohverdama. Amen. Halleluja. Me peame ütlema päästmist otsivad inimestele, mida sõna ütleb päästmiseks. Panna teda kohe sõna järele tegutsema. Kohe. Sa vajad Jeesus kohe praegu. Mitte homme, täna on päästepäev. Täna on see päev. Näiteks, ma tean ühte lugu, Kenneth Hagini raamatust lugesin, ma ei mäleta, mis raamat see oli, või oli see jutusest, kus noored poisid tulid kogudusse. Ja nad istusid ja naersid jutlustajat. Ma ütlen selle Kenneth Hagin, et nad naersid kedagi jutlustajat, naersid ja nad ütlesid, et sa vajad päästet. Ja jutlustaja nägi ühte noormeest, et ta on valmis Jeesus vastu võtma. Ja ta läks ta juurde, 13 poissi, rääkisid ta välja, nad jooksid majast välja, hüppasid autod, sõitsid rongi ette, kõik 4 said surma, läksid põrgusse. Tõesti sündinud lugu. Päästa on kohe, päästa on praegu. See ongi see, mis ma ütlesin, ärme mängi Jumala asjadega. Nagu armas õde Eda tõi välja, praegu on veel aega. Siis, kui me oleme surnud, siis pole enam aega. Meeleparandus on praegu. Jumala teenimine on praegu. Usus käimine on praegu, kuni me veel elus oleme. Ustavus on praegu, sest me võtame praegu ainult selle kaasa, mis meil praegu on, et minna taevasse. Siis, kui me oleme taevas, on liiga hilja. Ja paljud inimesed lähevad igavikku selle pärast, et kristlased kaklevad oma vahel ja nad sõdivad oma vahel ja nad ei saa üksteisega läbi ja nad räägivad üksteisest halba ja varastavad üksteise liikmed selle asemel, et minna maailma, kuulutada evangeeliumi ja ütelda, et sul on vaja päästajaid praegu. Ma küll sinna ei lähe. See on nii. Kui Jumal on andnud andeks kõigile, ta on kõigile andeks andnud. Amen. Ja me peame vaatama ka üksteist läbi Kristuse silmade. Amen. Aga meie eesmärk on kuulda evangeeliumi. Kujuta ette, ma mõtlen vahepeal, kujutame ette, me läheme taevasse ja mis me kaasa võtame? Selle, et me tülitsesime, selle, et me kaklesime, selle, et me vingusime, selle pärast, mulle ei meeldi see jutlustaja. Jeesus, mida sa minu jaoks tegid? Mitte evangeeliumit inimesele kuulus, mitte inimesele päästmisele tegid. Mis sa tegid sellega, mis ma sulle andsin? Mul polnud aega, sest ma otsisin kirjasõnust, et miks mulle ei meeldi koguduses käia. Mulle ei meeldi see või too. Vaata, seda on nii palju kristlaste hulgas. Nagu keegi ütles väga hästi, ma küll kogudusse tule. Kui kristlane on olla see, nagu minu onu see, kes kogu aeg räägib teistest halba, kogu aeg on krampi, kogu aeg on pahane. Me saame anda inimestele seda, mis meil on. Ja meil on rõõm, meil on rahu, meil on püha vaim, meil on vägi meie sees. See on praegu siin. Me peaksime käituma, nagu see oleks niimoodi. Mitte mossis, mitte too, see ütles seda, too ütles toda. Inimesed räägivad kogu aeg halba. See ei ole küsimus. Ja neid kristlasi jääb ka alati, kes alati näpuga näitavad teiste peale. Aga meie ütleme, et me tahame Jumala sarnased olla. Me tahame, et me elud tooksid au Jumalale. Me tahame näha Jumala au väge, me tahame näha imetähti, tunnustähti. Me tahame, et inimesed saaksid päästetud. Me palvetame üksteise eest. Me käime armastame, me katame kinni pattude hulga. Mitte ei käi mööda maailma, ei laiuta, vaid ütleb, et ei, Jeesus on andeks andnud. Me oleme meelt parandanud, me läheme edasi. Sul on vaja Jeesus Kristus. Me paneme käed su peale Jeesus, sa oled terve kuna, kohe praegu. Amen. Halleluuja. Miks? Sest Jeesus on surnud meie eest. Usk ütleb, et Jeesuse vermet läbi te olete terveks saanud. Usk on oleviku vormis. Tihtipeale meile õpetatakse lootusest ja see ei aita meid. Me peame õpetama usust. Lootus Jumalat kuuleb meie palvet. Me loodame terveks saada, me loodame püha vaimu vastu võtta. Keegi ütles, ma lihtsalt usun, et ma saan kunagi oma palve. See on lootus, see inimene võib seda nimetada uskumiseks, aga see on ikkagi lootus, sest see on tulevik. Pane tähele meie teksti nüüd. Usk on. Hebra 11:1. Usk on. Või võiksime seda lugeda, et nüüd usk on. See on oleviku vorm. Pidage meeles, et kui see pole praegu, siis see pole ka usk. Usk on oleviku vorm. Lootus on tuleviku vorm.
lootus on alati tuleviku võrra, usk on praegu, nüüd sama, räägime, see kuulub mulle, ma olen terve, Jumala sõna on õige, praegu. Ma olen võitja kuna? Nüüd, praegu. Ma olen rõõmus kuna? Nüüd, praegu. Jumala rõõm on minu sees. Piibel ütleb, olge rõõmsad, taas ma ütlen teile, olge rõõmsad. Muret ma heidan Jumalaga peale kuna? Praegu. Ma olen uus loodu kuna? Praegu. Ja kõige põnevam sellest, Jumal pole meid kunagi tervendada lubanud. Ta ütles, et sa oled juba terve. Mattuse 8.17 ütleb niimoodi. Sõna ütleb, tema võttis meie haigused enda peale ja kandis meie tõved. Kas see pole mitte lubadus? Ei, see pole lubadus, see on fakti väide. Mis ütleb meile midagi, mis on juba juhtunud. Tihti nimetame neid teisi sarnaseid pühakirja kohta lubadusteks, aga tegelikult on need faktiväited. Need räägivad meile meie varustusest Kristusest, sellest, mida Jeesus on meile juba andnud. See on fakt. Näiteks 1. Peetruse 2.24. Kes meie patud ise kandis üles oma ihus ristipuule, et me ei ole surnud patud, elaksime õigusele, kelle vermete läbi te olete terveks saanud. Mis vormis, mis ajavormis see on? See on täiuslik minevik. Midagi on tehtud, see on fakt. Me oleme terved. Ja usk ütleb, ma olen terve nüüd. Ja kas mõni ütleb, et kas kiri lubab mulle tervest? Ei, ta ei luba tervest. Kiri ütleb, et sa oled terve. See ei ole lubadus. See on see, et sa oled juba see. Amen. Usk on alati olevik. Ja uskmatus on see, mis röövib tihtipeale ära kõik. Kui teete, Jeesus läks oma kodulinna. Kui teete, ta käis ringi, tegi terveks kõiki. Ja siis ta läks oma kodulinna. Ja ta ütleb, ta ei saanud teha seal mitte palju vägevaid tegusid. Kui sa vaatad Markuse 6.5 ütleb, ja Jeesus ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu, kuid pani käed väheste haigete peale ja tegi nad terveks. Mis ta oli? Ja Jeesus imestas mida? Nende uskmatust. Sest nad võtsid oma peaga, see on ju see, ta on ju seda, ta on ju see puussepa poeg, ta on ju see. Ja ta ütles, et ta ei saa midagi teha. Mitte see, et Jeesusel oleks uskuld, inimestel on uskuld. Sellepärast on nii tähtis hoida kinni Jumala sõnast. Mitte see, mida inimesed ütlevad, vaid see, mida Jumala sõna ütleb. Kui Jumal ütleb, et anna andeks, ma annan andeks, et minu käsi hästi käiks. Ja ma võiksin kaua elada. Amen. Ma võiksin terve olla, ma võiksin jõukas olla. Me teeme Jumala sõna järgi asju. Kas ei ütle, meile meeldib 5. Mooses 28. Kõik teavad 5. Mooses 28. Ütle, kui sa tõesti kuulad ja pead hoolsasti kõike, mis sinna on kirja pandud, siis kõik need õnnistused saavad sul osaks ja kõik need õnnistused tabavad sind. Kui me haarame Jumala sõnast kinni, ma olen terve Jeesuse järg läbi, siis see kuulub meile. See on meie oma. See on fakt. Jeesus käis juba ristil ära. Jeesus juba kandis kõik haigused ära. Kui Jeesus kandis, ei pea meie enam kandma neid. Usk ütleb, kui Jeesus kandis, siis mina ei kandma, ma olen terve Jeesuse vermete läbi. See tervis kuulub mulle kuna? Nüüd ja praegu ja kohe. Amen. Meil tuleb vabastada oma usk öeldes, mida me usume. Ja meil tuleb hakata tegutsema sõna järgi. Ja meil tuleb hakata nii, nagu Jumala sõna oleks tõsi. Usk on tegu. See on tegutsemine nii, nagu Jumala sõna oleks tõsi.
alati on mingi viis, kuidas sa saad tegutseda Jumala sõna järgi, isegi kui see on ainult tema tänamine ja kiitmine, et ta on sind kuulnud ja kui sa usud, et Jumala sõna on tõsi, peaksid sa tegutsema nii, nagu see on tõsi. Kas sa tead, et pole vahet, kui palju sul on usku? Kui sa oma usku tegudesse ei pane, siis pole mingit tulemust. Ei ole vahet, palju sul usku on. Aga kui sa tegudesse ei pane, siis ei ole ju vahet. Me ei näe tulemust. See on samamoodi nagu Apostlitegude 14:7-9 ütleb. Ja seal nad Paulus ja Barnabas kuulutasid evangeeliumi ja Lüstras istus üks mees jalgades jõuetu ema ihus saati vigane, kes polnud kunagi kõndinud. Ja see kuulis Paulust rääkimast ja Paulus vaatas teda tähelepanelikult ja märkas, et tal on usku terveks saada. Mida juhtus? Ta kuulis sõna. Usk tuli kust kohast? Sõna kuulmisest. Evangeelium, järelikult seal pidi midagi olema tervenemise kohta. Amen. Ja kui Paulus märkas, mis siis ütles? 10. salm ütleb mida? Ja kui Paulus märkas seda, mida 10. salm ütleb, on seal kirjas, panen ette meile. See peaks olema seal lõpupoole. Ütles ta suure häälega, tõuse püsti oma jalgadele ja ta kargas üles ja kõndis. Amen. Ta kuulis sõna, ta tegutses järgi ja hakkas kõndima. Amen. Igal usklikul on usk terveks saada, aga selleks, et see meie heaks töötaks, peame me usu ajal tegutsema või oma usu lahti laskma. Piibel ütleb meile, kuidas oma usku tegudesse panna, Markus 11:23. Sest tõesti ma ütlen teile, et kes iganes ütleb sellele mäele, kas sa tõused ülesse ja kuku merre ja ei kahtle oma südamest, vaid usub, et see, mida ta ütleb, sellele sünnib kõik, mis ta ütleb. Sest tõesti ma ütlen teile, et kes iganes ütleb sellele mäele, kas tõused ülesse ja kuku merre ja ei kahtle oma südamest, vaid usud, et see, mida ta ütleb, sellele sünnib kõik see, mis ta ütleb. Amen. Me räägime Jumalase välja, kuidas? Usu läbi uskudes. See on see, kuidas me vabastame usu. Me räägime sõna. Kuidas me vabastame usu tervenemiseks? Jeesuse vermete läbi ma olen terveks saanud. Ma räägin Jumala sõna. Amen. Me vabastame oma usu öeldes, mida me usume. Ja usk ei saa meie südamest Jumala poole vabastada ilma, et me seda ütleksime, mida usume. Usk lihtsalt ei toimi ilma väljenduseta või teota. Piiblit me ei leia kuskil kohta, kus öeldakse, et usk vabastatakse ilma teota. Usk, mis on ainult teie südames, ei too kunagi teie kehale tervenemist ega püha vaimu täitumist ega vastust palvele. Ei usk teie südames seda ei tee, kuid usk teie südames, mis on vallandatud teie huulte kaudu, teeb seda, Jeesus ütles seda, kes iganes ütleb sellele mäele. Tõuse paigast ja lange merre ja ei kahtle oma südames, et usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see sünnib talle. Kas sa paned tähele, kuidas me vallandame usu? Me räägime seda välja. Usk ilma tegudeta on surnud ja kuidas me vallandame usu? Me räägime seda, mida me usume. Kas ei ole ka pääste kohta? Kui sina oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, sa räägid välja midagi, sa ütled midagi ja usud oma südames. Seda on kaks asja, rääkimine ja uskumine. Rääkimine ja uskumine. See ongi see, kui me tahame teada, kas inimene on usus või ei usu, me peame kuulama, mida ta räägib, kas ta räägib, ma olen terve praegu, mul on võit praegu või on see tulevikuvorm. Ja see on see, mida ma ütlengi, et kui me näed inimesed, meil tuleb õppida juhtima neid olevikuvormis, sest see kõik kuulub meile praegu. Usk töötab praegu. Me räägime, mis on usk. Me räägime sellest, mis on usk. Me oleme vaatanud, mis on lootus, mis on usk. Usk on praegu nüüd sama. Usk ütleb sellele mäele, tõuseb paigast, lange merre. Ja ma ei mõtle kaksipidi, kus kohas, oma südames. Usk väljendamine, et see meil on usk südames, sellest ei piisa, seda on vaja väljendada. Samamoodi, sul on kell käe peal. On ju nii? Palju kell on? Näed, sa rakendad mingi teo, et teada seda, palju kell on. Ma ütlen, mul on kell käe peal.
mul on kell käe peal, jaa, ma tunnen, et mul on kell käe peal, ma tunnen, mul on siuke tunne, mul on siuke usk, ma tean, et mul on siuke usk, ma tean, aga nüüd on vaja väljendust. On ju nii? Ma väljendan samamoodi, ma tean, et mul on kell, aga palju kell on, ma ei vaata, ma ei usu kella vaatamisse, ma ei usu rääkimisse, aga mul on kell. Ja sellest kellest pole mingit kasu sulle. Seni kaua, kui sa ütled, mille jaoks ta on seal. Tänapäeval muidugi nutikellad on, et palju muid asju peale aja näitamise on ju. Aga vaatavad su und ja vaatavad su kõndimist ja vaatavad su samme ja mida veel südame rööke ja mida kõiki telefoni võtab vastu ja sõnumeid saadab ja aga päeva lõpuks on see kell käe peal, on ju. Peafunktsioon on palju kell on. Aga kui sa ütled, et ma ei vaata seda kella, ma ei vaata, ma tean, et mul on kell, aga mis on? Sa ei saa kunagi teada, palju kell on. Aga kui sa nüüd rakendad selle, aga kell on nii palju ja sa väljendad seda kõigil, palju kell on, kõik ütled, kell on 6:05 minutit. Nüüd sai mina ka teada ja ma sain teada, et sul on kell käe peal ja sa väljendad oma usku, halleluuja. Ja samamoodi me anname Jumalale teada, mis me usume, me anname kuradile teada, mida me usume. Amen. Ja me peame oma südamed, see tuleb südamest. Sellepärast ongi süda tuleb puhas hoida alati Jumala ees. Sest armastus paneb, mul ei lähe korda. Mul ei lähe miski mu korda, see, mis Jumala sõna ütleb. Armastus on pikka meil kannat lahke. Ma käin armastus, räägi, mis tahate, mina käin nagu Jeesus ütles armastuses. Miks? Sest armastus paneb usu tööle. Sest ilma armastused usk ei tööta. Galatia kiri ütleb, sest armastus, usk, mis töötab, armastus läbi. Ma teen seda. Ja nüüd sa tead, et kell töötab patarei läbi. On ju nii? Võta patarei välja, need kellad ei tööta teie käe peal. On ju nii? Aga ma panen patarei sisse, see on komponent, mida sul on vaja, et kell töötaks. Meil on armastust vaja, et usk töötas. Ja nüüd ma tean, et ma käin armastus, mul on usk, nüüd ma hakkan seda väljendama välja. Ma hakkan ütlema, hakkan rääkima. Amen. Samamoodi nagu see jõuad apostlite kuidas mees, ta oli vigane ja tal oli usku. Paulus tajus, mehel on usku. See polnud Paulus usk, mis Paulus tajus. Ei, mehel endal oli usku terveks saada. Ja ta sai usu sellest, mida Paulus kuulutas, jutlustas. Paulus teadis, et usk ilma tegudeta on surnud. Paulus teadis, et ta peab mehe panema tegutsema oma usu järgi. Siin oli, me vaatasime 14.10 ütles, Paulus hüüdis valju häälega, tõuse püsti oma jalgadele ja ta hüppas, kõndis, kuid Paulus ütles, seisa sirgelt jalgadele ja mees segas oma usu tegutsemisega, hüppas ja kõndis. Kas sa näed, seal on usk, sõnad ja teod ja see töötas. Amen. Kui me tahame aidata kellelgi terveks saada, kui me tahame aidata kellelgi püha vaimu vastu võtta või kui me tahame aidata kellelgi palvel vastus saada, siis las ma ütlen sulle, mida teha. On 2 asja, mille kallal peab töötama. Uskumine ja tegutsemise osa. Kui me tegutseme ilma usuta, ei juhtu midagi. See ei toimi. Kui me usume ilma tegutsemata, ei juhtu mitte midagi. See ei toimi. Kui ka usk, et tegutsemine on ühendatud, siis sõna toimib. Mõned võivad öelda, et sa teed inimesed tervenemise lihtsalt liiga lihtsaks. Mõni ütleb, et sa teed kõik liiga lihtsaks. Kas nii lihtne ongi? Või nad ütlevad, sa teed inimesed püha vaimuga saamisel liiga lihtsaks. Aga tegelikult see ongi. See on juba meie oma, see kuulub meile, see ei ole lihtne. See ei ole seotud midagi lihtsusega, see on see, mis kuulub meile. Me teeme otsusega, me võtame selle vastu või me ei võta selle vastu. Kas me usume, mida Jumala sõna ütleb, või me ei usu, või me oleme krampid, mossis, laseme igasugused muudel asjadel ennast häirida. Ja kõige hullem on, kujuta ette, kui kõige hullem on see, kui keegi kuskil ütleb, tervimine ei kuulu sulle, või see kogudus on paha, või too jutlustaja on paha. Ja kujuta ette, kui keegi ütleb sulle, selle paneb selle seemne sulle pähe. See paneb ka plokid sinu südamesse. Selle asemel öelda, et Jumal, anna mulle tarkust. Õpeta mind, näita mulle. Ma vaatan, kas see on sõnaga kooskõlas. Amen. Jumal, mina käin armastuses, hoolimata, mida teised teevad. Ma käin meele paranduses, ma käin, sest ma tahan olla terve, ma tahan olla jõukas, ma tahan olla Jumala vaimust juhitud. Amen. Ja Jumala vaim ei juhi kunagi tülisse kedagi. Kas sa tead seda?
kui mingi ütleb, et Jumala vaim ütles ja tekitab tüli ja straifi, see ei olnud Jumala vaimu hääl. Me võime alati neile vastata, ei, see ei olnud mina, kes pani tervemise või püha vaimu vastu võtma kingituse põhimõttes. Mõned ütlevad, see on liiga lihtne, meie ei teinud seda, mina ei teinud, sina ei teinud, me ei teinud seda kingituse põhiseks. See oli Jumal, kes seda tegi. Me ei teinud seda lihtsaks. See oli Isa, kes tegi selle lihtsaks. Meie ei pannud kingituse usu alusele, vaid Jumal tegi seda. Teate, et Jumal saaks meid aidata, peame hoidma oma südamed ja meeled avatud tema sõnale. Usk on sama lihtne, nagu Jumala sõna ütleb, sest Jumala sõna ei eksi. Amen. Halleluuja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse Kristuse nimel. Sa oled hea ja ustav ja õige, sa oled püha. Ja Isa, sina oled teinud selle lihtsaks meie jaoks. Sina oled andnud selle meile ja see on nii lihtne. Isa, kui me ainult haaraksime kinni, ei laseks ennast heidutada inimeste poolt, teistest, vaid me laseme võtta sinu sõna rääkida meie vastu, meie suhtes. Ja Isa, sinu sõna on lihtne. Usk kuulub meile. Usk on meile antud juba. Usu mõõdud oled sa igal ühele andnud. Ja usk sinu sõnasse, see on kohe praegu. Tõotasid, et jah ja amen, kohe praegu. Isa, tõesti, et meie südamete hoiakud oleksid siirad ja puhtad sinu ees. Isa, sina oled ustav. Me oleme juba praegu võitud, rohkem kui võited Kristuses Jeesuses. Ja Isa, et me kannaksime meeleparanduse vilja, me kannaksime kõiki neid vilju, mis sul meie jaoks on armastuse, ustavuse, viljad, vaimuviljad, kõik, Isa. Need on meie sees juba olemas. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind kogu südamest. Isa, ma tänan, sa teed võimast tööd meie sees, meie koguduses. Isa, me oleme kasvav, arenev ja Isa, me oleme jõudsest edasi minev. Ja Isa, me saame kogeda sinu au ilmumist, sinu väev ilmumist siin paigas järjest rohkem ja rohkem ja võimsamalt ja võimsamalt. Isa, me anname selle kogu austuse, Isa, me anname selle kogu kiituse, Isa, me anname selle kogu ülistuse. Jeesuse Kristuse nimel. Amen, amen, amen. Halleluuja, halleluuja.